Mul on väga hea meel selle võimaluse üle tutvustada siis veel üht uuringut, mida me tegime Kompetentsikeskuse projekti raames. Ja nagu ikka, me ei ole kunagi oma tegemistes üksi. Minu seekordne kolleegium koosnes siis 4 inimesest lisaks mulle Pihel, Häli-Leien ja Liina Lepp. Ja mul on väga hea meel, et Pihel tuli ka siia sessiooni ja vajadusel siis täiendab mind, kui ma juhtun midagi olulist unustanud. Nii, pealkirjastasime selle tänase ettekande siis järgmised. Millised tegurid ennustavad õpetajana töötamise jätkamist õpetajate endi hinnangul? Ja põhjus, miks see teema üldse üles on tõusnud, on, ma arvan, kõikidele kooli inimestele väga hästi teada. Ka viimane Talise uuring viitas sellele, et meie õpetajate kutsekindlus ei ole alati just kõige, parem, tugevam, eeskujulikum. Väga paljud õpetajad, eriti nooremad õpetajad, lahkuvad õpetajatööd juba enne, kui nad on nii-öelda tagasi teeninud selle aja, mis on kulunud nende ettevalmistamisele. Ehk siis nad lahkuvad koolist enne, kui nad on 5 aastat saanud seal üldse töötada. Mis muidugi käivitab rea probleeme, mis on seotud nii õpetajate kvalifikatsiooniga, kui siis pikemas perspektiivis ka hariduse kvaliteediga. Ja sellest probleemist lähtuvalt oligi meie eesmärk välja selgitada, et mis on siis õpetajate endi hinnangul need tegurid või need faktorid, mis hoiavad neid koolis tööl. Me mitte siis ei uuri koolist lahkumise põhjuseid, aga seda, mis hoiab neid koolis tööl. Nii, enne kui ma nüüd päriselt seda uuringut hakkan kirjeldama, siis paar sellist mõistet ka, mida ma olen oluliseks lahti rääkida. Need on need ingliskeelsed lasted juures, sest me üldjuhul töötame ingliskeelsete uuringutega, rahvusvaheliste uuringutega. Tööle jäämine oli siis persistence, niisugune oluline märksõna, aga meie siis uurisime töötavaid õpetajaid ja selle tõttu uurisime nende planeeritud tööle jäämist, et me küsisime, kas ja kui kauaks nad plaanivad veel kooli õpetajana tööle jääda. Ja sama mündi teine külg on siis töölt lahkumine ehk attrition, need on siis sellised olulisemad mõisted selles kontekstis. Kuna tegemist oli sellise klassikalise teadusuuringuga, aga meie kuulajaskonnas on vist valdavalt praktikud, siis ma ei hakka kedagi liigselt koormama siin nende teooriatega. Küll aga nimetan ära need põhilised, mis selle teema käsitluse käigus esile kerkisid ja millest lähtuvalt me siis ka oma tulemusi analüüsisime. Kõigepealt siis motivatsioon õpetajana töötada, mis ajab inimese kooli tööle. Ja siin siis ootuste ja väärtuste teooria, aga samuti ka fit choice'i teooria ja mõõdik, mis sellel põhineb. Need on sellised tuntud nimed, Beckles ja Schwarzenegger. Ja selle all siis vaatasime eraldi tajutud õpetamisvõimekust, siis perceived teaching ability, mis omakorda põhineb vanematel teooriatel alates Bandura enesetõhususest, ootuste väärtuste teooriast ja enesemääramisteooriast, et selline erinevate teoreetiliste raamistike kombinatsioon. Nii aga olulised märksõnad, millest me lähtusime, oli siis ka töönõudlikkus, sealhulgas emotsionaalne kurnatus ja töökoormuse tajumine, aga samuti ka kooli kliima, mille sees oli organisatsioonikultuur, administratsioonitugi, koostöö, kollegiaalsus ja kollektiivne tõhusus. Nii et need olid kõik sellised märksõnad, mida me pidasime oluliseks arvesse võtta, kui me asusime oma probleemi lahendama. Nii, ja
sõnastasime siis uuringu eesmärgi, milleks oli luua ja testida siis sellist mudelit, mis võimaldaks ennustada õpetajate kutsekindlust või õpetajate planeeritud tööle jäämist. Ja selle eesmärgi täitmiseks sai sõnastatud ka 3 uurimisküsimust. Kõigepealt tahtsime välja selgitada, mis siis on need põhilised faktorid, mis mõjutavad õpetajate planeeritud tööle jäämist ja mis on nende mõõdikute psühhomeetrilised näitajad, selline tehniline osa sellest uuringust, kuna meil ei olnud üht kindlat mõõdikut ja me kombineerisime selle kokku väga erinevates instrumentides, siis lihtsalt selline valideerimine, mida tuli teha eelnevalt. Kuidas raporteerivad õpetajad oma planeeritud tööle jäämist ja neid faktoreid, mis seda mõjutavad, ehk siis kirjeldav statistika kõikide nende näitajate kohta. Ja 3., mis oli siis kõige olulisem, et mil määral saab seda planeeritud tööle jäämist ennustada õpetajana töötamise motivatsiooni, töönõudlikkuse ja koolikliima kaudu. Et see on nüüd selline taustainfo sellele uuringule, et meil küll tavaliselt niimoodi küsimust on lõpus, aga kui kellelegi jääb siin midagi segaseks, et te võite kohe sekkuda ja võime neid asju rohkem lahti arutada, kui peaks vaja olema. Nii, aga me siis üritasime jõuda tegelikult kõikide õpetajateni Eestis. Meil ei olnud sellist väga kitsast valimit, me saatsime kutse uuringus osaleda läbi kõikide meie võimalike kanalite ja eks ta tegelikult jõudiski paljude õpetajateni ja pean tunnistama, et seda küsimustiku täitmist alustas ligi 800 õpetajat, aga eduka lõpuni jõudis täpselt 373. Põhjus, miks see nii on tegelikult see, et kuigi ma nüüd alguses tutvustasin sellist piiratud osa teooria ja märksõnu, siis tegelikult me alustasime palju laiemalt pinnal ja ka meie algne küsimustik oli võib-olla liiga pikk, et osa õpetajad lihtsalt väsis poole pealt ära. Aga need 373 olid siis need tublid töökad Eesti õpetajad, kes jõudsid edukalt lõpuni ja nende vastused siis läksid ka arvesse. Nii, ja mõõtevahendiks oligi siis enesekohane küsimustik 53 väitega, mida siis õpetajad hindasid enda kohta ja see küsimustik siis põhines 3 varasemal küsimustikul. Kuna me panime selle küsimustiku kokku erinevatest instrumentidest ja tõlkisime selle eesti keelde ja sellisel kujul ei olnud teda varem kasutatud, siis oli meil vaja kontrollida ka, kas tegelikult on õpetajate jaoks aru saada, kas ta töötab. Selles me viisime läbi kognitiivsed intervjuud 11 õpetajaga väga erinevatest vanuserühmadest, erineva taustaga ja siis nende kognitiivsete intervjuudega saadud andmete põhjal me natukene veel täpsustasime, kohendasime sõnastust, et oleksid kõik väited kõigile arusaadavad. Et see on ka selline metoodiline, tehniline võte, mida tehakse selliste uuringute käigus. Nii et me tahaksime ise uskuda ja usume, et see küsimustik, mille me andmed kogusime, oli üheselt mõistetav kõikidele vastajatele ja töötas korrektselt. Nii, aga jah, nüüd selle instrumendi tutvustuseks, nagu ma ütlesin, siis oli ta koos 3 mõõdikust, aga nüüd selles tabeli paremas osas on siis ära näidatud ka need faktorid, mida me tegelikult siis püüdsime uurida, mille kohta me püüdsime teada saada. See on siis tajutud õpetamisvõimekus, ehk siis kuidas õpetaja, kui võimekana õpetaja ise tajub ennast õpetajana, kui äge õpetaja, ma olen kui hästi ma hakkama saan. Sisemine motivatsioon õpetajana töötamisel, oma sotsiaalse panuse andmine, see on siis missiooni teema, tööturvalisus, töö kõrge nõudlikkus, planeeritud tööle jäämine, distsipliini hoidmine, õpetamine, õppijate motiveerimine ja kollektiivne tõhusus ja koolikliima küsimustikus siis küsimused suhete kohta nii õpilastega kui kolleegidega. Et me eeldasime, et kõigil nendel faktoritel võiks olla mingi roll õpetaja otsuses jääda koolitööle või mitte. Nii ja siin on nüüd üks selline keeruline skeem, väga hästi seda võib-olla ei näe ka,
aga see siis näitab ära kogu selle, kõik need tehnilised sammud, mida me tegime selle uuringu käigus, et me lõpuks saaksime väita, et see tulemus, milleni me jõudsime, on siis ka usaldusväärne, valiidne ja vastab kõikidele teaduse tegemise tavadele. Et ma võib-olla seda ei hakka lahti seletama, kui kellelgi peaks pärast küsimusi tekkima, siis ma räägin täpsemalt. Aga kõige olulisem oli siis kolmandal uurimisküsimusele vastamiseks jõuda välja siia lõppu. See on siis see mudeli koostamine, mis võimaldab meil ennustada õpetaja planeeritud tööle jäämist. Nii, ja nüüd ma näidangi kohe ka tulemust. Ma ei arva, et seda nüüd parem oleks lugeda, aga ma räägin, mis siin on. Siin on nüüd näidatud õpetaja planeeritud tööle jäämine, mida me hindasime 4 väitega. Selline mudel toetub tegelikult seostel, korrelatsioonidel. Et enne, kui me mudelit tegime, me hindasime kõikide nende faktorite omavahelisi seoseid, kas need üldse on seotud. Sest kui mingid asjad ei ole selle planeeritud tööle jäämisega seotud, siis pole mõtet teda siia tabelisse või selle mudelisse võtta. Nii et see lõplik mudel, mille näitajad on aktsepteeritavad head, koosneb siis nendest faktoritest. Ma hakkaksin siit otsast niimoodi kõigepealt tutvustama. Esimene faktor, mis väga oluliselt ennustab õpetaja tööle jäämist, ongi seesama tajutud õpetamisvõimekus. Ehk siis, kui ma õpetajana tunnen, et ma saan hakkama, ma olen piisavalt võimekas, õpilased kuulavad mind, minu sõnum jõuab nendele kohale, siis tõenäoliselt ma olen ka oma elukutse valikuga rahul ja ma tõenäoliselt ka jään sinna kooli tööle või õpetajana tööle. Aga see tajutud õpetamisvõimekus ei tule tühjalt kohalt. Teda toidab väga tugevalt üks teine faktor, ehk siis suhted õpilastega. See on ka loogiline, eks ole. Ma ei saa klassis hästi hakkama saada, kui mul on suhted kehvad. Nii et see hea või tajutud õpetamisvõimekus on hästi tugevalt seotud suhetega õpilastega. Kui on kiire pilk siia mudelile heita, siis on näha, et kolleegi suhteid seal ei ole mingil põhjusel. See on muidugi omaette teema ja sellega me jätkame, aga suhted õpilastega on väga olulised. Aga nagu näha, ka suhted õpilastega ei ole siin päris üksi. See sõltub omakorda distsipliini hoidmise võimekusest. Jällegi loogiline, eks ole, praktikutest õpetajad kinnitavad seda. Kui mul on klassis kord, ma ei pea kellelgi turjas olema, ma ei pea kellegagi pahandama, see ongi suhted head. Tunnis on hea atmosfäär, kõigil on hea olla ja õppetöö toimub hästi. Nii, see oli nüüd üks oluline liin, siis, mis ennustab õpetamisvõimekus. Nüüd teine sealt ülevalt tuleb job security ehk siis tööturvalisus. Ja siin on ka sotsiaalsed garantiid erinevad. Ja see tuli väga olulisena välja just 2 COVID-i laine vahel. Ma arvan, õpetajad tundsid ennast päris turvaliselt. Kui turismitööstus kukkus kokku ja mõned teised veel, siis kool jäi ja õpetaja töö jätkus. Aga nüüd pange tähele, siin on üks miinusmärgiga näitaja ja see on siis emotsionaalne kurnatus. Et tema siis ennustab negatiivselt õpetajana tööle jäämist, mis tähendab seda, et kui see läheb väga suureks, siis ta ohustab seda tööle jäämist. Ja mis on veel suurema mõjuga emotsionaalsele kurnatusele, see on siis töökoormus. Aga huvitav on see, siit jooniselt see ei tule välja. Töökoormus üksinda ei ennusta lahkumist. Õpetaja on rahul, kui tal on piisavalt tööd. Ja siis ta töötab lõmsalt. Ta ei mõtle ära mineku peale. Alles siis, kui see töökoormus hakkab põhjustama emotsionaalset kurnatust, vaid siis ta võib ohustada seda töölähemist. Vaat sellise huvitava tulemuseni me jõudsime, sellest võiks veel palju rääkida. Pigem, kas ma unustasin midagi olulist öelda? Ei. Selle ma tänan ja kui on küsimusi, siis arutlege. Aitäh! Palun, kas teil on küsimusi? Ma küsiksin
Kas selliseid mudeleid mujalt kirjandusest teistest riikidest ka leidsite? Täpselt niisugust mitte, kuigi see on hästi läbi uuritud teema. Aga eks kõik uurijad lähtuvad oma mingitest eeldustest ja oma probleemipüstitustest. Et meie toetusime siin, nagu oli teoorias ka näha, väga erinevatele varasematele uuringutele. Aga täpselt sellist võrreldavat modelit ma ei oska nimetada. Aga kui sa seda mudelit tutvustasid, siis need faktorid tegelikult olid siuksed väga loogiliselt aru saada tegelikult. Mis see üllatuskoht seal oli siis? No üllatuskoht tegelikult võikski olla ju see, kõige olulisem pilt läks kaotsi. See nagu ma ütlesin, et töökoormus üksinda ei ole põhjus lahkumiseks, alles siis, kui ta läheb nii suureks, et ta põhjustab emotsionaalse korralduse, et õpetajad meeldib tööd teha. Ja kui me vaatame ka millise koormusega paljud õpetajad töötavad, nad vabatahtlikult võtavad tunde juurde ja iga kord ka mitte vabatahtlikult. Teine üllatusmoment oli see, et kolleegi suhted ei mängi rolli ja üldse koostöö. Et koostöö ei tulnud mitte kusagilt meil välja ja seega on põhjus, miks me tegelikult valmis oleme praegu tegemas järeluuringut, kus me tahame ka teada, mis on koostöised suhted koolis ja kuidas see koostöö ja kollektiivne tõhusus mängib. Kas te tulete sinna taha panna ka näiteks arvulisi näitajaid, millisest piirist alates keskmiselt Eesti õpetajad see töökoormus hakkab mõjutama seda emotsionaalset pärvetsivust ja nii edasi? Vaat seda ei oska nüüd öelda, sellepärast, et me sellist analüüsi ei teinud, ma praegu mõtlen meie andmete peale, me saame tegelikult seda, me saame selle tegelikult välja võtta. Aga mul tuli üks üllatus siiski veel meelde, et vanus ja tööstaaž ei seostunud mitte millega see. Ei distsipliiniga, ei tajutud õpetamistõhususega, võiks ju arvata, et kogenum õpetaja tuleb ennast enesekindlamalt ja aga see ei tulnud välja. Mul jäi silma see kolleegidega koostöö puudumine, et ta nagu ühelt poolt üllatas mind väga ja teiselt poolt üldse mitte. Aga mul tekkis küsimus, et kuidas te neid kolleege määratasite, kas kolleegid selles kontekstis olid õpetajad või oli kogu koolis töötav seltskond, ehk siis juhtkond, toetav personal, raamatukogutöötajad ja õpetajad ka, et kuidas see määratus oli? Me tegelikult ei eristanud need. Me ütlesimegi kolleegid, mis tähendab seda, et sa võid võtta kogu maja rahva. Mul just tekkis nagu see küsimus, et kas õppejuhi ja direktori tugi on faktor, eks ole, et ka siis, kui ma mõtlen, et võib-olla on see tajutud õpetamisoskus või mis iganes, et ma kahtlen, aga kui ma saan kuskilt seda olulist tuge, et siis see mõjutab mu jäämist või ja see administratiivne tugi, see oli meil küll täiesti eraldi. Aga kolleegidega koostööd puudutavad küsimused olid näiteks sellise probleeme meie koolis lahendame me kolleegidega ühiselt. Kui mõne õpilasega tuleb mõni probleem, siis me leiame ühiselt sellele lahenduse. Kas te küsisite seda töökoormust ka sellest? Me küsisime töökoormust, aga see on jälle selline tricky. Me küsisime, õpetajad ju töötavad praegu mitmes koolis paralleelselt. Küsisid, et palju sa selles ühes koolis töötad? Ja selles ühes, kust kaudu sa said selle uuringu kutse. Aga siis teine küsimus, et seal, mis oli see, kas see tuli sealt selle Norra või selle järgi, see oli hästi huvitav, see emotsionaalne kurnatus, mis siin korra küsimusel tuli, et mis, nagu see ei olnud teie fookus, aga kas seal nendes erinevates mudelites, kus te siis neid kokku kogusite, annab selle emotsionaalne kurnatuse erinevaid teisi aspekte ka? Et mis nagu seda soodustavad või mis seda ära ütlevad emotsionaalset kurnatust? Sellest mõnitsite? Et ma saan aru, et see on kõik nagu enda, ütleme selle vastaja nagu enda tajumise pealt. Ja. No niikuinii, ja. No näiteks oli küsimus, et ma nädalavahetusel ei taha üldse kooli töö peal mõeldagi. Töönädala lõpuks ma olen surmväsinud.
kas te eristasite algajaid ja kogenud õpetajaid ka? Me küsisime nii vanust kui staaži, aga kuna sealt ei tulnud mitte mingeid seoseid, siis me nagu sellise eristatud analüüsi edasi läinud. Miks ma seda küsin, et kui me kolleegidega kirjutasime siin seda Talise raportit, siis sealt tuli välja, et noored õpetajad lahkuvad ja oma esimestel tööaastatel, et see küsimus, et nendest faktoritest, mis nüüd olid teie selles mudelis ja mille te kogusite, et mis on teie hinnangul need, mis võib-olla enim nagu mõjutavad seda noort õpetajat tegema või algajat õpetajat tegema otsust koolist lahkuda? Ma arvan, et see on niisugune teema, millega võiks ja peaks nii et teisiti veel edasi minema ja tõenäoliselt kvalitatiivselt ja palju rohkem sügavuti. Ja võib-olla mitte ainult uurima neid õpetajaid, kes praegu veel koolis on, vaid neid samu noori, kes on esimese 5 aasta jooksul lahkunud. Et mis põhjustel ja mis olid need käitajad seal. Kes need olid teie õpetajad, sa tõid selle arvu, eks ju, või äkki mul läks silmas mõelda, kas nad olid mis astmed? Üldhariduskool, kõik kooliastmed. Kui palju oli klassi, et Tallinnas oli meil ainult 3. kooliastmed. See oli ka mõjutada, et siin on klassiõpetaja rohkem sees, et siis võib see ka mõjutada. Eks meil oli kõik kooliastmed siin sees, jah. Korra ikka on see suhted kolleegidega, seal ei olnud mingit sellist konkreetset küsimust, ütleme, organisatsiooni kohta? Oli ikka ja administratiivi tugi. See ongi. Aga ei tulnud nagu välja. Ei tulnud mingit see on tõsi, et see, mis meil ei ole sellised õpetajaid, kes on ära läinud, kes ongi juba aastaid töötanud, et see võib tegelikult seda pilti ilustada, et kui võtta siis need õpetajad, kes on reaalselt ära läinud, siis see mudel võiks olla hoopis teistsugune. Jaa, aga mis meil käivitas, oligi seesama Talise tulemus. Ja miks me just valisime ka need faktorid, meile tundus, et Talis nagu neid nüansse väga ei uurinud, et need olid välja jäänud, et tahaks nagu rohkem teada saada. Kas see artikkel on täitsa saadaval? See artikkel on praegu retsenseerimisel, ootame kohe, äkki tuleb välja. Kirjuta ja küsi. Suur tänu Katrinile, aitäh küsimuste eest.